Kes süüa tahab, tulgu nüüd või ärgu söögu enam kunagi. Mis sind kärssab? No, mul läks õli natukene pliidi peale, ela üle. Praatisid otse pliidil või? Sa oled pärinud emme iroonia. Sellega ehmatad paljud mehed tulevikus ära. Mida kärssab? Järgmine pirtsakas klient. Mul läks törts õli pliidi peale. Pooleliitrine törts. Kuule, Paul. Ütle ka midagi. Siis on täis komplekt. Viimane pannkoogi hommik, ma ütlen. Mirjam, Moos. Jah. Taldrikud. Ma võin ka siin bravuuritseda, et mina saan vähemalt naiste töödega hakkama. Aga kuidas teil meeste töödega on? Vau, nii et söögi tegemine on siis naiste töö, jah? Jaa. Mis sajandisse me jõudsime nüüd? Enne Kristust? Jah. Mina oskan ka puid lõhkuda ja... Pane kinni. Või mis asi see on seal akutrelliga kruvi seina lasta? Jah? Jah? Ma arvan, et te oleksite püsti hädas. Paljud asjadega, kui mind ei oleks. No nii, ootame huviga. Solus vist. Kui issi läks? Jah. Ja küll. Jätaks. Musu. Ei näpi, Mirjam, pese käed. Vett ei tule. Mina ei saa aru. Ma ei julge seda kilpi näppidagi. Peab vist naabritele kuputama või? Äkki mugavad või? Kus see vesi üldse tööle käib? Mina ei tea, kui sa hakkasid vetsu tagant vist oli. Elekter tuli tagasi. Vau, meil on geenius sirgumas. Millega tegeleme? Ärme täna rohkem isa kallal võta. Muidu kes teab, mis järgmiseks ära läheb. Viib veel voodid minema. Paul, mine sööma. Telefon ka. Ma lihtsalt tahtsin näidata, et kui näiteks lööb kaitsmed välja ja mitte toakilbist, vaid koridori elektrikapist, mis teete? Ma ei tea, mina ei julgenud seda näppida. Praegu ma jätsin kapi lahti. Kui läksin. Aga kas sa tead, kus võti üldse on? Kapivõti tead, kus on? Ja lapsed ka. Paul, Mirjam, mõlemad kuulavad. Kui meid emmega kodus ei ole ja kuskilt kärssab või mingi seadme juures tuleb sädelust, siis kohe elekter välja. Ja kui kumb teist näiteks jääb voolu alla... Lõpeta ära. Hästi, no ei jää. No aga jumal annaks, et ei jääks. Aga kui jääb, siis seda, kes on voolu all, seda sikutama ei lähe, vaid jälle kohe elekter välja. Jah? Ja veega sama lugu. Kui näiteks mõni kraan või turu läheb katki, kust vesi kinni käib? Ma ei tea. No, ma ei tea just. Aga jõhke ruputus võib tekkida, kui kiiresti vaja vesi kinni saada. Näiteks Mirjam, sa tuled koolist koju, näed, et tuputab, meid emmega kodus pole. Selleks ajaks, kui meie koju jõuame, kurat, siin on juba spa. Kas see käib sealt vetsu tagant või? Muidugi. Selle sa peaksid küll lastele ära näitama. Tegelikult siis võiks keldrist juba üldkraani ka ära näidata. Mäletad, su õe ülemine naaber vahetas radikaid suvel. Sügisel pandi küte sisse, surve tuli taha, purskkaev. Korteriühistu esimeest ei saadud kätte, kaput. Mis on? Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui sa meile need asjad ära näitad, siis pole nagu ikkagi sina enam otseselt vajalik. Jah. Ei, no siis ma ei näitanud. Mis sa nüüd kavatsidki mussitama jääda või?
Ja rääkisin enne tõsiselt, aga teil oli ihihi ja ahahaa. Mul on 2 küsimust. Esiteks, kas ma võin minna Lisetele külla? Võid. Ja teine küsimus? Millal elekter tagasi tuleb? Mul on vaja telefoni laadida. Me tegeleme sellega, aga... Võtta akupank. Okay. Üks küsimus on veel. Kuidas ma vetsus vett lasen? Me tegeleme selle probleemiga ka, aga võta isikust veekanister vala peale. Vesi ja akupank on hädaolukordadeks. Meil ongi hädaolukord. Üks täiskasvanud mees jonnib. Kas sina ja sinu pereliikmed teavad, kust ohu korral vesi või gaas kinni keerata ning lülitada välja elekter? Ennetavalt tasuks mõelda alternatiividele, et katkestuste korral ei oleks igapäevaelu koheselt häiritud.